Kui poleks olnud Jacki kummalist maailma, poleks Toy Story kunagi olemas olnud. Ja kas sa teadsid, et see ei sündinud sellepärast, et Pixar oleks tahtnud teha filmi mänguasjadest? See sündis sellepärast, et Steve Jobs vihkas Disney fantaasiafilme. Vaatame siis, milline on Toy Story ajalugu ja areng, alates tegelaste inspiratsioonist kuni selleni, et see peaaegu 3 korda tühistati. Kõik algas siis, kui noor animaator nimega John Lasseter töötas Walt Disney Studios. 1982 nägi Lasseter filmi Tron mootorratastseeni ja jäi täiesti lummatuks sellest, mida arvuti suudab teha. Kuni selle ajani kasutati arvuteid efektide ja mõne tausta loomiseks, kuid John hakkas endalt küsima midagi palju ambitsioonikamat. Aga mis oleks, kui saaks teha terve animafilmi sel viisil? Tema esimene idee oli kohandada vapper röster arvutianimatsiooni abil. Aga Disney jaoks polnud see üldse huvitav. Disney jaoks oli see tehnoloogia liiga kallis ja selle kasutamisel polnud mõtet, kui see ei muutnud tootmist odavamaks ega kiiremaks. Nii et ettepanek lükati tagasi ja varsti pärast seda kaotas John Lasseter oma töö. Siiski viis see ebaõnnestumine ta Lucasfilmi graafikaosakonda. Siil kohtus ta inseneride grupiga, kes samuti tahtsid arvutitega filme teha. Nii et 1986. aastal ostis Steve Jobs selle osakonna ja muutis selle iseseisvaks ettevõtteks, millele pani nimeks Pixar. Aga Pixar ei olnud veel see stuudio, mida me täna tunneme. Nende peamine äri oli arvutite ja piltide loomiseks mõeldud programmide müümine. Väikesed animatsioonid, mida nad tegid, olid mõeldud ainult selleks, et näidata oma seadmete võimsust. Üks neist animatsioonidest oli Luxo Junior, lühifilm 2 lambist, millest väike lamp sai lõpuks Pixari sümboliks. Tegelikult kandis see arvuti, millega Luxo Junior animatsioon tehti, nime Pixar Image Computer. Kui sa tahaksid täna uut osta, maksaks umbes $520,000. Nüüd ma mõistan, miks Disney ütles, et need olid väga kallid. Igatahes 2 aastat hiljem tuli lühifilm, mis muutis kõik. Teen Toy rääkis loo Teenist, väikesest plekist muusikust, kes üritas beebi eest põgeneda. Idee oli lihtne, kuid esimest korda oli see lugu jutustatud mänguasja vaatenurgast, kes kartis, et laps, kes peaks teda armastama, hävitab ta. Teen Toy võitis aasta pärast valmimist Oscari parima animatsiooni lühifilmi eest. Ja Oscar läheb filmile Toy, John Lasseterile ja William Reedile. See pani nad mitme suure stuudio huviorbiiti, kuid 1991 aastal juhtus midagi huvitavat. Disney julges teha koostööd Tim Burtoniga. See oleks olnud esimene kord, kui nad töötasid väljaspool oma stuudiot, sest seni olid nad tootnud ainult joonisfilme. Selle asemel oleks olnud stop-motion film, millele nad panid nimeks Jacki kummaline maailm. Selle filmi tohutu edu tõttu otsustas Disney teha koostööd teise väikese stuudioga, milleks polnud keegi muu kui Pixar. Nende esimene töö pidi olema telesaade nimega A Teen Toy Christmas, mis hiljem inspireeris Toy Story lugu. Sest tegelikult ei loonud seda lugu Disney, nemad olid tol ajal oma printsessilugude ja muinasjuttudega tipus. Aga Steve Jobs vihkas seda kõike. Tema tahtis sellest mustrist välja murda. Lugu pidi järgima teemiat pärast seda, kui ta jäeti bensiinijaama maha, kuni ta jõudis lasteaeda, mis oli täis mänguasju, keda keegi ei tahtnud. Disney arvas, et sellest ideest võib saada midagi palju suuremat. Nii et 1991 aastal sõlmisid mõlemad ettevõtted $26 miljoni suuruse lepingu, et luua 3 animafilmi. Aga see oli Pixari jaoks äärmiselt riskantne. Kui mõni neist filmidest oleks läbi kukkunud, oleks nende jaoks kõik läbi saanud. Esimene suur probleem oli see, et neil polnud aimugi, millist filmi nad esitada kavatsevad. Nii otsustasidki nad jätkata Teeni ideega. Nii oligi Toy Story esimese versiooni peategelasteks Teeni ja kõhurääkija Nukk. Järgmine suur probleem oli see, et mõlemad tegelased tahtsid täpselt sama asja, leida laps, kes nendega mängiks. Ja Disney juhtis tähelepanu millelegi üsna ilmselgele. Kui mõlemad mõtlesid ühtemoodi, siis nende vahel ei olnud mingit huvitavat konflikti.
Seetõttu muutus lugu täielike vastandite semufilmiks. Üks oleks vana mänguasi, kes kartis, et asendatakse, ja teine oleks uus mänguasi, kes saabub, et kogu tähelepanu endale tõmmata. Teenie hakkas muutuma tegevusfiguuriks. Alguses oli ta sõdur, kes meenutas G.I. Joe'd. Hiljem anti talle kosmoseteema ja lihtsad nimed. Imelikud nagu Lunar Larry ja Tempus the Morph. Lõpuks nimetati ta Buzz Lightyeariks, austuseks astronaut Buzz Aldrinile. Tema kostüüm laenas elemente Apollo programmi astronautidelt ja tolle aja tegevusfiguuridelt. Rohelise ja lilla värvi valisid John Lasseter ja tema abikaasa Nancy, sest need olid nende lemmikvärvid. Nii et nüüd tuli küsimus, milline mänguasi võiks olla täielik vastand kosmosekaitsjale? Kauboi, kõhurääkija nukk muudeti kauboiks. Kauboi, kauboi. Kauboi. Mehhanism oli inspireeritud Kasperi nukust, mis John Lasseteril oli lapsepõlves. Alguses oli Woodil endiselt suur lõualuu ja kõhe välimus, nagu kõhurääkija nukul. Järk-järgult muutus tema nägu üha pehmemaks ja lõpuks sai sellest kangast ja plastist välimus, mida me kõik teame. Ka kõrvaltegelased muutusid ning Joss Whedon aitas baasi ümber kujundada. Esimestes versioonides teadis ta, et on mänguasi, kuid Whedon pakkus välja, et oleks täielikult veendunud, et on tõeline kosmosekaitsja. Ta lisas ka Rexi ja soovis, et Barbil oleks oluline roll, kuid Mattel keeldus neile Barbit andmast. Ettevõte arvas, et iga tüdruk peaks ise kujutlema nuku iseloomu ja ei soovinud, et film otsustaks, kes Barbie on. Sel põhjusel asendas teda Betty. Hasbro ei lubanud samuti G.I. Joe ilmumist, eriti kuna siit pidi ta hävitama. Nii sündiski Combat Carl. Nüüd hakkas kõik kuju võtma, kuid Disney nõudis endiselt, et filmil oleks julgem ja täiskasvanulikum iseloom ning Pixar kuuletus. Ja selle tõttu oli ta peaaegu omaenda filmi hävitamas. Et muuta Woody juldemaks, tegid stsenaristid temast iseka, julma ja agressiivse tegelase. Selles versioonis ei visanud Woody Buzzit aknast välja kogemata, vaid tegi seda meelega ning ähvardas teisi mänguasju, et nad talle vastu ei hakkaks. Tom Hanks oli üks esimesi, kes probleemist aru sai. Salvestades oma dialooge, küsis ta, miks Woody oli muutunud täielikuks idioodiks. 19. novembril 1993 esitles Pixar seda versiooni Disney juhtidele ja reaktsioon oli nii halb, et sellest päevast sai stuudios tuntud kui must reede. Disney peatas Toy Story tootmise. Peaaegu 2 aasta töö järel võis Pixari esimene film surra enne, kui see valmis sai. John Lasseter palus viimast võimalust. Meeskonnal oli 2 nädalat, et tõestada, et nad suudavad filmi päästa ja selle aja jooksul pidi Steve Jobs filmi rahastama, kuni Disney uuesti projektiga liitus. Nad eemaldasid Woody julmuse, taastasid Buzzi süütu loomuse ja keskendusid loole 2 mänguasjast, kes eksisid, kuid suutsid õppida teineteist usaldama. Uus versioon töötas ja Disney lubas tootmist jätkata. Aastaid hiljem avaldas Tom Hanks, et tema, Tim Allen ja ülejäänud näitlejad olid juba salvestanud umbes 80 minutit sellest loost, mis lõpuks täielikult kõrvale heideti. Pärast Disney naasmist tootmise juurde tuldi välja ideedega, mis nende sõnul olid üsna uuenduslikud ja huvitavad. Nad tahtsid, et lelulugu muutuks muusikaliks. Disney tahtis kõike rikkuda juba eelajaloolisest ajast peale. Stsenaarium tundus nüüd ummikusse jooksnud. Disney stsenaristid ei saanud aru, et lugu käis mänguasjadest, mitte lastest, kes nendega mängisid. Seetõttu lisasid nad pidevalt uusi inimtegelasi, kuni saabus Joss Whedon, kes sai kiiresti aru, mida Pixar tahtis jutustada ja lõpuks sündis lugu, mida me tänapäeval tunneme. Tollaajale tehnoloogia ei võimaldanud luua inimesi, juukseid ega kangaid sellise realismiga, nagu me praegu näeme. Seetõttu oli mänguasjadest filmi tegemine ideaalne otsus. Plastik, puit ja jäigad pinnad olid just need asjad, mida arvutid suutsid kõige paremini kujutada. Nii sündisidki lisaks Woodyle ja Buzzile mänguasjad, nagu härra Kartulipea, Rex ja kõik teised tegelased. Tegelikult on ka härra Kartulipeal üsna üllatav ajalugu. Selle mänguasja leiutas George Lerner ja algselt ei olnud sellega kaasas isegi plastkartulit.
lapsed pidid tükid asetama päris kartulitele. Hamm, põrsakujuline hoiupõrsas, esindab laste traditsiooni, mis on kestnud sajandeid, müntide kogumist säästupõrsasse. Lenni silmadega binookli mänguasi oli inspireeritud mänguasjast nimega Robbing Eyes, mille valmistas Tommy aastal 1982. Ja Andy nime inspiratsioon tuli Andres jaoks. Andy Van Damme, Browni ülikooli professor, kes oli paljude Toy Story loojate ja animaatorite õpetaja. Kurri ja Sid Phillipsi tegelaskuju inspiratsiooniks oli endine Pixari töötaja, kes hävitas mänguasju, et luua uusi koletisi, kasutades eelnevate nukkude erinevaid osi. Aga kas te olete kunagi mõelnud, miks kõik Andy sõbrad näevad välja nagu Andy? Ja ei, see polnud ainult sellepärast, et nad olid laisad, vaid tol ajal oli inimtegelaste animeerimine väga kulukas, sest nahatekstuuri simuleerimine oli äärmiselt keeruline. Seetõttu otsustas Pixar aega ja raha säästa, kloonides lihtsalt juba olemasoleva Andy kujunduse. Sellegipoolest oli Toy Story tootmine täielik hullumeelsus. Rohkem kui 114 000 kaadrit vajasid umbes 800 000 töötlustundi. Me räägime umbes 91 aastast, kui üks arvuti oleks seda teinud ilma pausita. Pixar kasutas 117 arvutit ja iga kaadri animeerimine võis võtta keskmiselt 3 tundi. Kogu stuudio suutis päevas renderdada vähem kui 30 sekundit filmi. Tegelikult suutis Pixar oma kõige produktiivsemal nädalal renderdada vaid 3,5 minutit kogu filmist. Nüüd saame aru, miks mõned inimtegelased nagu Andy ja Sid näevad palju veidramad välja kui mänguasjad. Meeskond tegi midagi, mille jaoks polnud veel reegleid, tööriistu ega varasemaid näiteid olemas. Isegi siis, kui film lõpuks valmis sai, ütlesid kõik, et see oli visuaalselt kõige koledam film, mida nad oleksid võinud teha. Vaatamata kõigele sellele otsustas Disney siiski riskida ja tuua Toy Story kinodesse. Ja nii juhtuski, et 22. novembril 1995 jõudis Toy Story kinolinale. Kõigele vaatamata, vastupidi kõigile ootustele, armastati seda filmi juba esimesest linastusest alates. Filmi tegemine maksis umbes $30 miljonit ja lõpuks teenis see kogu maailmas umbes $374 miljonit. Samuti sai sellest esimene animafilm, mis kandideeris Oscarile oma stsenaariumi eest ning John Lasseter sai eriauhinna esimese arvutiga animeeritud täispika filmi lavastamise eest. Just nii, Disney vallandas ta esmalt, kuid siis tuli ta täie jõuga tagasi. Tuli täie jõuga tagasi, kuid kõige olulisem muutus toimus väljaspool auhindu. Pärast filmi Lelulugu said kõik stuudiod aru, et arvutianimatsioon ei ole midagi võimatut. Tegelikult oli see tööstuse tulevik. Nii et film mänguasjadest tundus olevat loodud kaupade müümiseks, eks. Kuid enne esilinastust ei tahtnud peaaegu ükski ettevõte Woodit ja Buzzit toota. Mänguasja tootjad vajasid tavaliselt uue tootesarja ettevalmistamiseks 18 kuud kuni 2 aastat. Ja Disney jõudis liiga hilja, nii et mitmed ettevõtted keeldusid litsentsist. Ainus, kes riskis, oli väike Kanada firma nimega Thinkway Thinker. Tulemuseks oli hoopis vastupidine probleem. Figuurid müüdi läbi ja kõigile lastele, kes jõuludeks Buzz Lightyeari tahtsid, ei jätkunud neid. Esimesed 250 000 iga tegelase figuuri müüdi kiiresti läbi. Aastate jooksul müüdi Woody ja Buzzi mänguasju üle 25 miljoni. Disney kulutas reklaamile umbes $20 miljonit. Kuid sellised kaubamärgid nagu Burger King, Coca-Cola, Pepsi ja Payless lisasid Toy Storyga seotud kampaaniatesse ligi $125 miljonit. Toy Story polnud enam lihtsalt lugu mänguasjadest. Sellest oli saanud masin, mis müüs päris mänguasju. 1996 aastal ilmus film VHS-il ja müüs oma esimesel aastal üle 21 miljoni eksemplari. Samal aastal lõi Pixar Toy Story Treats. Väikesed 10-30 sekundi pikkused animatsiooniklipid, mis ilmusid ABC laupäevaste multikate reklaamipauside ajal. Kanaal rõhutas, et need ei olnud VHS-i reklaamid, sest toodet ei mainitud kunagi.
kummalisel kombel hakati neid näitama vaid paar nädalat enne filmi müügile tulekut. Samuti tulid välja esimene Toy Story videomäng, raamatud, riided, jalanõud, arvutiprogrammid ja isegi Disney on Ice etendused. Toy Story oli ekraanilt välja murdnud ja Disney soovis teist filmi võimalikult kiiresti. Alguses ei pidanud Lelulugu 2 isegi kinodesse jõudma. Disney tellis selle järjena, mis pidi otse VHS-il ilmuma. Nii lõi Pixar palju väiksema meeskonna kui täispika filmi jaoks. Seda seetõttu, et stuudio töötas samal ajal filmi Putukad kallal. Kuid kui Disney nägi esimesi stseene filmist Lelulugu 2, sai ta aru, et filmil on potentsiaali saada kassahitiks. Nad muutsid plaane täielikult ja Lelulugu 2 jõudis lõpuks kinodes ülemaailmsesse esilinastusse. Projekt kasvas, animatsioon muutus detailsemaks, tegevuspaigad suuremaks ja Woody avastas, et ta ei ole lihtsalt tavaline kauboi. Ta oli olnud ühe vana saatetäht, mille nimi oli Woody Rodeo. Meil on ka Jessie, täistabamus ja haisev Peete, kuid samal ajal kui lugu rääkis unustatud mänguasjadest, oli Pixaril oht kogu film kaotada. 1998. Aastal hattas vale käsk serveritest faile kustutama. Tegelased kadusid stseenidest, samal ajal kui animaatorid üritasid tööd teha. Kui neil õnnestus see peatada, oli umbes 90% filmist kustutatud. Ka varukoopia ei töötanud korralikult. Ja film jäi ellu tänu Galdin Sussmanile, tehnilisele juhendajale, kes töötas kodus, et oma beebit hooldada ning kelle arvutis oli värske koopia olemas. Meeskond viis masina Pixarisse, mähkis selle tekkidesse ja kohtles seda, nagu transpordiksid nad jumalalast oma kontoritesse. Nad suutsid projekti taastada ja siis otsustas Pixar, et peab selle uuesti kustutama. Ja seekord tehti seda tõesti meelega. John Lasseter vaatas filmi läbi ja arvas, et lugu ei olnud piisavalt hea, et seda kinodes linastada. Disney keeldus kuupäeva muutmast, nii et Pixar pidi praktiliselt kogu filmi vaid 9 kuuga uuesti üles ehitama. Meeskond töötas kurnatuseni. Mitmed animaatorid said korduvast pingutusest vigastusi ja karpaalkanali sündroomi. Väsimus jõudis nii ohtliku tasemeni, et üks töötaja unustas oma beebi stuudiosse jõudes autosse. Õnneks suudeti laps päästa. Lugu 2 esilinastus lõpuks 24. novembril 1999. See maksis umbes $90 miljonit ja teenis üle 500 miljoni. Film lisas isegi võltsitud võttevigu tiitrite ajal, justkui Woody ja Buzz oleksid päris näitlejad. Siiski, üks neist naljadest näitas, kuidas haisev Beat pakkus 2 Barbie nukule rolle. Jah, pärast esimest edu nõustus Mattel lõpuks Barbie neile laenama. Ma saan teile rolli Lelulugu 3-s. Vabandust, kas see on võte? Noh, tüdrukud, see oli tõeline rõõm ja kui soovite, et ma teile näitlemisnõuandeid annaksin, teen seda hea meelega. Nägemist! 2019. aastal eemaldas Pixar selle stseeni uutest versioonidest, kuna see meenutas Hollywoodis paljastatud võimu kuritarvitamist. Kas sa mäletad Alli mänguasjapoodi? See mänguasjapood on inspireeritud päriselus San Franciscos asuvast mänguasjapoest nimega Jeffrey's Toys. Aga frantsiis alles hakkas kasvama. Pärast 2 filmi teadis publik juba, et Buzz on mängufiguur, mis põhineb väljamõeldud kosmosekaitsjast. Nii et küsimus oli üsna loogiline. Mis oli tõelise Buzzi lugu? Disney vastas filmiga Buzz Lightyeari tähekomando Seiklus algab. Animafilm, mis ilmus otse VHS-il aastal 2000. Lugu algas Leluluu maailmas. Mänguasjad kogunesid, et vaadata filmi, mille peaosas oli Buzz. Ja siis muutus animatsioon 3D-lt 2D-ks, et näidata tema seiklusi sorgi vastu. Tim Allen kehastas filmis taas Buzzit, kuid telesarjas asendas teda Patrick Warburton. Warburton. Ma ei usu, et need oleksid need 3 puuduvat väikest rohelist meest. Ma ei usu, et need oleksid väikesed rohelised mehed. Buzz Lightyeari tähekomandol oli 65 episoodi, kui arvestada selle algset filmi, mis jagati 3 osaks. Film müüs esimese nädala jooksul umbes 3 miljonit eksemplari.
see sai ka oma videomängu ja aitas Buzzil saada rohkemaks kui lihtsalt üheks Andy mänguasjadest. Woody ja Buzz olid peaaegu jätkamas, kuid ilma Pixari abita. Kuigi Disney ja Pixar olid loonud tolle aja ühed edukaimad filmid, oli nende suhe tasapisi lagunemas. Steve Jobs soovis, et Pixar säilitaks kontrolli oma tulevaste filmide üle, kuid Disney polnud valmis loovutama nii palju raha toonud frantsiisi. 2040 aastal lõppesid läbirääkimised ja Pixar teatas, et otsib endale uue levitaja. Probleem seisnes selles, et Disneyl olid endiselt tegelaste õigused ja nad võisid toota järgesid ilma Pixarita. Seetõttu lõi ta stuudio nimega Circle 7 Animation ja alustas oma versiooni filmist Toy Story 3. Selles loos hakkas Buzz tõrkuma ja saadeti tehasesse Taiwani. Kui mänguasjad avastasid, et kõik Buzz Lightyearid olid turult eemaldatud ja hävitamisele määratud, saatsid Woody, Jessie ja teised end ise postiga, et teda päästa. See film jõudis nii kaugele, et sellel olid olemas stsenaariumid, kujundused ja animatsioonitestid. Toy Story oli peaaegu 2 jagunemas, Pixari originaalfilmid ja Disney järjed. Aga 2006. aastal võttis Bob Iger Disney juhtimise üle ja otsustas, et Pixari kaotamine oleks tohutu viga. Nii et Disney ostis stuudio $7,4 miljardi eest. Circle 7 suleti ja see Lelulugu 3 versioon tühistati. Prantsis naasis oma loojate juurde ja nemad otsustasid Andyst hüvasti jätta. Uue Lelulugu 3 loomiseks naasid John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton ja Lee Unkrich majakesse, kus nad olid loonud esimese filmi. Nende esimene idee ei toiminud samuti, nii et nad vaatasid uuesti Lelulugu ja Lelulugu 2 ning leidsid küsimuse, mida lugu oli aastaid vältinud. Mis juhtuks, kui Andy lõpuks suureks kasvaks? Lee Unkrich jäi režissööriks ja film muutis Sunnyside'i valelubaduseks. Tehnoloogia oli alates 1999. aastast nii palju muutunud, et Woody, Buzzi ja teiste algseid mudeleid ei saanud enam uute programmidega korralikult muuta. Pixar pidi need detailhaaval uuesti üles ehitama ja iga liigese, tekstuuri ning materjali tagasi panema. Seetõttu säilitavad tegelased oma algse disaini. Aga nüüd näeme Woody õmblusi, tema riidekiude, Buzzi kriimustusi ja palju realistlikumat valgustust. Lelulugu 3 esilinastus 18. juunil 2010 ja muutis hüvasti jäetu noormehe ja tema mänguasjade vahel üheks Pixari meeldejäävaimaks lõpuks. Film teenis üle $1,066 miljardi tulu. See oli esimene animafilm, mis ületas $1 miljardi piiri ja pälvis 5 Oscari nominatsiooni, sealhulgas parima filmi kategoorias. Samuti võitis see parima animafilmi ja parima originaallaulu Oscari. Kõik näis olevat täiuslikult lõppenud. Andy oli suureks kasvanud. Mänguasjadel oli uus tüdruk nimega Bonnie ja Pixar oli lõpetanud triloogia, ilma et ükski film oleks halvasti vastu võetud. Aga Disney ei lasknud tegelastel kaduda. Selle asemel, et kohe 4. filmi toota, hakkas Pixar näitama väikeseid seiklusi mänguasjadega ja Bonniega. 2011 aastal tuli välja Puhkus Hawaii'l, kus Ken ja Barbie jäid oma Hawaii reisist ilma ning teised mänguasjad üritasid seda nende toas uuesti luua. Samal aastal ilmus ka väike suur Buzz, kus restoranis olnud väike Buzz vahetas kohad päris Buzziga. Ja 2012 aastal tuli Fiestasaurus Rex, kus Rexist sai lõpuks vannitoas Speo kuningas. Need 3 lühifilmi said tuntuks kui Toy Story Toons. Pärast seda tuli 2 umbes 22-minutilist telesaadet. Leluluu õuduslugu esilinastus 2013 aastal ja tegi Jessist ühe motelli sees toimuva põnevusloo peategelase. Leluluu unustatud ajas jõudis ekraanile 2014 aastal ja tutvustas lahingudinosauruseid. Dinosaurustest mänguasjad, kes nagu Buzz esimeses filmis ei teadnud, et nad on mänguasjad. Frantsiis kasvas edasi ka videomängude vallas. Leluluu 2 Buzz Lightyear päästetöödel oli saanud üheks meeldejäävaimaks mänguks. Toy Story Racer jõudis 2001 aastal ja Toy Story 3 mäng oli eriti armastatud oma Toybox režiimi tõttu, mis võimaldas ehitada ja juhtida mängumaailma ilma filmi järgimata. Hiljem ilmusid tegelased Disney Infinitis ja 2019. aastal said nad oma enda maailma Kingdom Hearts 3. Ja päriselus avati Toy Story Midway Mania 2008. aastal.
hiljem tulid täismahus Toy Story alad Prantsusmaal, Hongkongis, Shanghais ja Floridas, mis on loodud selleks, et külastajad tunneksid end nagu mänguasja suurused endi hoovis. Ja 2013 aastal toimus üks frantsiisi kõige veidramaid trende. Viiruslikuks muutus idee hüüda Andy tuleb Toy Story tegelaste ees Disney parkides, mille peale nad viskusid põrandale ja teesklesid, et on elutud mänguasjad. See saladus lakkas olemast lõbus, kui kõik hakkasid seda kordama. See tava lõpetati, sest korduvalt põrandale viskumine muutus ohtlikuks nii näitlejatele kui ka külastajatele. Toy Storyl olid juba filmid, lühifilmid, sarjad, videomängud, etendused, atraktsioonid ja absurdselt palju kaupa. Aga ikka oli vastamata küsimus, mis saab Woodist pärast Andyt. Kui Toy Story 4. osa välja kuulutati, arvas suur osa publikust, et seda poleks pidanud olema. 3. film oli juba andnud täiusliku lõpu. Isegi Pixari sees teati, et 4. osal oleks mõte ainult siis, kui leitakse veel üks lõpp, mitte Andyle, vaid Woodyle. Tootmine algas John Lasseteriga režissöörina ning lugu pidi rääkima Woodist ja Bettist, kuid projekt muutus mitu korda. Lasseter loobus režissööri kohast. Tema asemele tuli Josh Gadi ja umbes 3/4 algsest stsenaariumist kirjutati ümber. Lõplikus loos tutvustati Forkit, eset, mille Bonnie oli ehitanud ja kes ei suutnud mõista, miks ta elus on. Ja siin oli visuaalne areng tohutu. Pixar suutis luua vihma, tolmu, ämblikuvõrke, kangaid ja peegeldusi, mis oli 1995 aastal võimatud. Nad lisasid isegi Betty juuste iimaili kihti väikseid pragusid, et meenutada, et ta on endiselt portselanist. Don Rickles, härra kartulipea hääl, oli surnud 2017 aastal, enne kui ta jõudis oma uued read sisse lugeda. Tema perekond palus, et tegelane jääks filmi alles. Nii vaatas Pixar läbi 25 aasta jagu salvestisi, kustutatud stseene, videomänge ja reklaammaterjale, et tema dialoogid kokku panna. Ja Lelulugu 4 esilinastus 2019. aasta juunis ja see teenis üle $1,073 miljardi ning võitis Oscari parima animafilmi kategoorias. Woody jättis lõpuks Bonnie, et reisida koos Bettiga ja aidata teisi kadunud mänguasju. Jälle tundus, et see on lõpp. Ja jälle see ei olnud nii. Sama aastal, kui tuli välja Lelulugu 4, esilinastus Disney-sari Forky esitab küsimuse. Sari koosnes 10 lühifilmist, kus Forky küsis asju nagu, mis on raha, armastus, aeg, kunst, arvuti või sõber. 2020 aastal ilmus Lamp Life. See lühifilm selgitas, mis juhtus Bettiga nende aastate jooksul, mil ta oli Woodist lahus. Ja 2021 aastal sisaldas Pixar Popcorn veel mõningaid väikeseid esinemisi frantsiisist, näiteks Patsi treeningrutiini ja Ducky ning Bonnie seiklust. Toy Story jätkas lugude loomist ilma, et oleks vaja olnud uut põhifilmi. Siis pöördus Pixar tagasi küsimuse juurde, mida Andy esitas juba esimeses filmis. Kes oli see mees, kes inspireeris Buzz Lightyeari mänguasja? Pixar esitles Lightyeari kui filmi, mida Andy väidetavalt nägi ennem, kui ta Buzz Lightyeari figuuri soovis. Seekord polnud tegemist mänguasjaga, kes arvas end olevat kosmosekaitsja. Tegemist oli tõelise piloodiga, kes oli kaugel planeedil lõksus. Sel põhjusel Tim Allen ei naasnud. Pixar valis Chris Evansi, et eristada inimkangelast mänguasja versioonist, kuid see seletus ajas suure osa publikust segadusse. Juba aastast 2000 oli olemas Buzz Lightyear of Star Command kui sari, mis väidetavalt inspireeris mänguasja. Nüüd esitles Pixar sama päritolu uut versiooni, kuid uute tegelaste ja erineva looga Star Commandi jaoks. Film keelustati samuti ja see ei saanud mitmes riigis linastusluba, kuna seal oli lühike suudlus naispaari vahel. Disney keeldus stseeni eemaldamast. Nii juhtuski, et Lightyear maksis umbes $200 miljonit ja teenis kogu maailmas vaid $226 miljonit. See oli esimene suur majanduslik läbikukkumine frantsiisile, mille 4 põhifilmi olid olnud tohutud edulood. Nii et järgmine projekt pöördus taas mänguasjade juurde. 2023 aastal kinnitas Disney, et Lelulugu 5 on arenduses. Seekord jäi lugu Andrew Stantoni kätte, kes oli üks esimesest filmi üles ehitanud stsenaristidest ja osalenud kõigis varasemates osades.
Uus film sai ka esimeseks põhiosaks, mis loodi ilma John Lasseteri osaluseta, kes oli Pixarist aastaid varem lahkunud. Aga pärast 5 filmi, mis võiks asendada mänguasju, millega nad polnud varem silmitsi seisnud. Vastus oli peaaegu kõigi tänapäeva laste ees. Ekraan. Lelulugu 5 esilinastus 19. juunil 2026. Esimesel nädalavahetusel teenis see kogu maailmas $312 miljonit. See oli kogu frantsiisi parim esilinastus. Juuliks oli film juba ligi $800 miljoni piiril ja jätkas kinodes linastumist. Nende tooted toovad endiselt igal aastal ligi $1 miljard tulu. Siil on 10 atraktsioone, 4 temaatilist ala, hotellid, videomängud, telesarjad, lühifilmid ja tegelased, mida müüakse endiselt lastele, kes polnud veel sündinudki, kui Andy oma mänguasjad ära kinkis. Aga sõbrad, milline Toy Story ajajärk on teie lemmik? Jätke oma vastus kommentaaridesse. Hüvasti, kauboi!